kas teadsid, et Imaveres asub Eesti piimandusmuuseum ja see on tegutsenud juba peaaegu 20 aastat. Siin on väga palju avastada ning saab ka ise käed külge panna näiteks jäätise valmistamises. Sellel majal on ka siuke oma eriline lugu, et räägi natukene sellest ka. Selles mõttes on põnev jah, kui meieritöö ära lõppes, siis targad mehed said kokku ja nuputasid, et võiks ju kuhugi teha Eestisse ka piimandusmuuseumi. Et ikkagi kõike seda, mis vanal ajal oli, võiks ju säilitada ja ka tulevastele põlvedele näidata. No siin on vaatamist hästi palju, et väga põnev koht on, aga natuke räägi sellest jah, et mis siin sellised põhivaatamisväärsused on? Sellest suvest, nagu te kuulete minu selja taga, siis teeb keegi väga kõva häält, on meie suurimaks vaatamisväärsuseks siis lehm. Ja see on just selles mõttes tore ja põnev lehm, et seda saab lüpsta. Ja kõik lapsed saavad vähemalt mingigi tunde kätte, et kuidas siis vanasti see lehma lüpsmine käis. No siia on kokku toodud ka igasugu erinevaid seadmeid, mida need teevad? Need ongi nüüd päris sellised seadmed, mida vanasti siis meiereidest kasutati ja praegu nad on siis siia välja toodud ja igal seadmel on ka mingi lugu, et kui lapsed siia tulevad, siis me üleüldse räägime natukene piimanduse ajaloost ja räägime üldse piima kasulikkusest ja räägime ka kõigest selleks, miks need seadmed siin on ja meie põhitegevus, mis lastele meeldib siin käia tegemas, on erinevad töötoad. Me teeme karaskit ja võid, me teeme kohukest, meie juures saab teha sõira ja kõige populaarsem on jäätise töötuba. Täiskasvanud on väga mitmel korral leidnud selle maja üles ja korraldanud siin oma sünnipäevi ja ka nemad teevad neid erinevaid töötubasi ja lisaks me ka teeme degusteerimisi. Meie majast saab erinevaid juustusid degusteerida ja need on just sellised väiketootjate juustud, mitte nagu suurematest tootmistest ja saab ka erinevaid jogurteid ja kohukesi ja selliseid kohupiimatooteid proovida. Muuseum on meil lahti teisipäevast laupäevani kella 11 kella 5. Need on üksikkülastajatele ja kui soovivad tulla grupid ja teha siin erinevaid töötubasid, siis gruppidel on ette broneerida vaja. Aga no kui on tõesti ka soovi tulla ikkagi näiteks pühapäeval või esmaspäeval, siis no ei ole kedagi tagasi saatnud. Et võtame ikka vastu.